ikkagi puri vedamine ja siis kaldat vedamine oli ja siis oli see ridev siis, millega lükati lotja madalas. Et lotjade, minu jaoks oli see, et kui ma seda Markuse lugusid kirjutama naksin, siis oli too, et ta siin tarbatus on, aga mis tegevus talle veel anda säänest nagu teistsugust, et ta siin ainult linna vahele kõrtsisse jõlgu. Ja siis kuidagi ma sattusin lugema ühte artiklit lotjadest. Ja kui nagu ma ütlesin ennem, kirjeldasin, et kirjutama ma naksi siis, kui tütar sündis, siis Helene oli ka sääne, ta ees taha auton ka makka õieti. Ja siis, kui me sõitsime Tallinnast maale, siis pidi auton kõik vakka olema. Ja siis tool aegu oli muidugi hää mõtteid mõtelda ja siis, kui ükskord sõitsime üle Kärevere silla, siis Lodi Jõmmu tuli siis Jõkepiten ja oli sääne päikseloojangu aig, kui ta seal siis tuli ja siis ma mõtlen, et aga mille mitte kirjutadagi Lodjast. Et siis ma naksin nagu uurma toda vähekese tuu pärast, et kirjandust kotsile eriti ei ole. Kogede kotsile küll on, et Hansa koge ja igasugutse, aga lotjade kotsile ei ole väga, vähemalt toonamas lööa. Oli üks Eesti loodusartikkel ja siis oligi käik Lodjakotta. Ja siis, kui Lodjakotta tuli, siis oli parasjagu talv ja Jõmmu oli välja tõstetu viist. Ja siis ma pidi sinna üles ronima. Helene, kes oli toona sääne kolmene, et toos taha kuigi maha jäi. Ja siis ma ronisigi külmanu ilmaga niimoodi, et lats oli kainlane ja siis ronisi redelit piten siis pardale. Nii et ima tuli ka üten, et es ole kuigi nõun jääma. Ja siis mul oli terve nimekiri asjust, mida ma tahtsin küsida, et kus siis oli üte kolmanda asjaga. Ja enamusele ma sai vastusse, aga mingi asja ma mäleta, et oli ka säänse oletuslikku, et täpselt ei ole teeda. Ja lotjadega on too asi, et on Tartu Ülikooli luku ma kõnelsin ja küttepuiega. Aga näiteks kaubandusen oli ülioluline Lodi, sellepärast, et ta pääsesi liikuma nagu hästi madalam viin ja ta oli hästi suure mahutavusega. Ja Lodja oli laialt levinuva siis siin Peipsi jõgikonnal ja Vinnemaal ka. Vinnemaa ju, Venede maa, paatide maa. Et too perra ta on nimegi saanud, et seal on hulga paate olnud omal ajal. Ja siis, kui ma seda kirjutin neid raamatit või seda Tartu lugu just, kus lotjadest on põhiliselt teisten ei ole väga, siis mul oli üks sääne lugu siis, kui nad seal Pihkva peale lätsiva ja lätsiva Pihkvast ja ledesi, sellepärast, et Novgorodiga käve ka kaubavahetus. Ja siis, kuigi ma ei tea isiki, kus ma tooni jõudse, et ma kirjuti siis, kuis nad pidiva, talv tuli varra peale ja Lodja jäävangi siis Pihkvast ülespoole Tšerjoha jõe peal. Ja muidu oli, eks Pihkva järvest läks Velika ja jõgi, läks Pihkvale ja siis sealt edasi mindi Tšerjohat pitem. Aga muide Velika ja kotsile ma sai, mida ma varram pas tiia, kui ma Tartu lugu kirjuti, siis ma tiia, et Velika ja jõel Pihkval on eesti ja setu keelel on hoopis tõne nimi. Pihkva Emajõgi. Tuud ma tiiaki siis, kui ma kirjuti, tuud ma sai alles hildapa teeda ja ma pand seda küll Vassilina raamatule sisse,
aga ma ei tea, kas keski peale minnodes sa sealt välja ka lukkida. Et noh, selles suhtes, et sellest ole, noh, Velikast oli enne ütekotuse peal juttu. Aga siis kui Markus seal siis Tserjoha peal siis talvit kaup toodi, siis regedega jõkepiten Pihkval ära, kui juba jõgi kinni oli külmanu. Ja siis ta jäi sinna neid valvama selle, et noh, muidu ei lohti, et keski tass na lakk ja na lodja. Ja siis oligi seal kellegi ütemanda sai siis sinna kostile. Ja kui ma teda kiroti, siis vaata, kui sa kirotad talvetuisku ja kananahk nagu iho peale tõst hinnast, siis on õige feeling. Siis on õige see, et ja saja loll ja kuigi see Tartu raamatust, see on see kotus, mis mulle hindale ütles nagu kõige rohkem miildus. See, kui ta seal talvitus Tserjoha peal selle lottade valves. Vot, lottesid tarvitati muidugi ka sõjameeste veos ja tarvitati siis selle, noh, piraatlus võib-olla palju öelda, aga eks neid kalda lähedal tehtud ühes ka neid kaubaalusid. Lottade sõja tarvitusest on teede Põhjasõjaost, kui Rootsil oli laevastik oli siin kandin, siis Emajõe peal ja Peipsi peal, et kohki 10-11 suurt laiva, ikka suure mastidega laiva, kahuritega varustatu ja siis kirjeldatas lahingut siis Peipsi järve peal. Ja seal oli väidetu, et vinlase tulliva lotjuga, millel oli väga väiku kahuri peal. Ja lotju, kirjelduse perra, oli pea 600 loendatu. Ma ei tea, kui õige tul saa olla, aga noh, on selge, et sõjaaos võeti kaubalodjad tarvitusele, noh, tõsel eesmärgil kõik rekvereeriti. Lottadel on veel üks oluline roll Vinnemaa ajaloos. Et väidetavalt, kui üks Konstantinoopoli printsess Venemaale naideti, siis ta tull reise läbi Tartu. Ja Tartust viidi ta siis lotjuga siis Pihkvale ja Peipsi peale siis tulliva Pihkvalase siis lotjuga tervitama teda. Ja mille ta on nagu eriline, ta oli kuskil 1430-40 kohki. Mulle täpne aasta lihtsalt ei ole meelen praegu, ta on muidu aoluliselt teede. Kuna ta oli Konstantinoopoli printsess, siis ta võtse üten oma vapi. Ja ta vapp oli määne, kateväega kotkas. Nii et Vinne vapp läts Vinemaale läbi Tarbatu lodjaga. Vot. Nii, mis veel? Mitte midagi. Jah, ega tütar väga õigesti ütel mitte midagi, et mulle väga miildus see, mida ütel kirjanik Andrus Kivirähk oma intervjuun, et ega kirjanik ei peagi olema sääne nagu katskine kraan, mis kõik aeg silk, et vahepeal on hää, kui keskida kinni ka käänd. Helene käänd see kinni praegu. Et saab lodjameeskond ka natuke kõnelda mingi aeg, kui on ja saame loodust nautida.